räägime jooga hingamisest. Ashtanga joogas kasutatakse spetsiifilist hingamist, mida kutsutakse ujja hingamiseks. See on niisugune kohisev, sügav heli nagu meri või metsakohin. Ja sa alustad õppimist niimoodi, et sa istud, sirutad selja ja toeta käed kas põlvedele või sülle, nii nagu sa tunned, et sul on nagu mugav. Kõige parem, kui sa istuksid põrandale. Nii, ja nüüd sa hingad suu kaudu välja ja ütled haa, nagu sosistad. Proovi mitu korda. Nagu hingaks klaasi või peegli peale. Hinga veel kord ja tunneta, mis toimub siin all naba juures alakõhus. Tunned, see nagu toetab, liigub sisse poole. Just, et toetus hakkab liikuma sealt. Proovi veel, aga pane nüüd poole hingamise pealt suu kinni, midagi muud ei muuda. Nii et see õhk liigub nina kaudu, aga tunnetus jääb ikka kuskile siia üles kõri tippu. Vot see on oluline koht, see kõri tipp. Seal tekibki selline nagu ventiil. Ventiil on siis, et sa saad seda ise reguleerida. Kui palju sa lased seda õhku sealt liikuma. Kui palju sul parasjagu vaja on. Proovi veel. Aga proovi nüüd seekord niimoodi, et sa paned peopesad kõrvade peale. Proovi üks kord veel, aga sule silmad ka, siis sa keskendud paremini. Kui sa nüüd kuulsid, et seal tekkis siuke teistsugune kohin, kui sa suu kinni panid, nagu pea sisse siuke huu, siis see ongi ujja hingamine. Siis sa leidsid selle koha ülesse. Ja et lõpuks sa hingad ainult nina kaudu, nii sisse kui välja ja tunnetus on siin üleval kõri tipus, nii-öelda ventiilis. Aga alguses nüüd sa otsid seda ja see võtab aega, see võib võtta tükk aega, see võib võtta mitu nädalat, mitu kuud, nii et ära muretse, kui see välja praegu ei tule. Aga tunnetus peab olema kõris. Kui sa tunned seda ninasõõrmetes, siis see ei ole ujja hingamine. Kõige lihtsam suu lahti, ütled haa, suu kinni ja jõuad jälle tagasi selle tunnetuse juurde. Alustad välja hingamisest. Kui see ventiili koht on sulle juba tuttav, siis proovid sisse ka hingata, nii et sa mitte midagi ei muuda seal kõris, aga hingad nina kaudu. Nüüd see teine pool, mida me rääkisime, see toetus siit alt poolt. Seda nimetatakse kõhulukuks, udiana pandaks. Hinga pikalt välja, ütle haa ja tunneta, kuidas see keha pool hakkab ise juurde nagu toetust andma. See nagu sirutab seda keha tüve ja samas aitab hingamisel liikuda. Et joogas otsitakse hästi palju joondust, räägitakse sellest tihti, et see hingamine annab seda joondust ja see lukk toetab. Nii et hingamine on lukuga seotud. Ja mingi hetk sa avastad, et sa saad ise neid asju jälgida. Sa saad jälgida kas tunnetust kõri tipus või sa saad jälgida näiteks toetust siin kõhu juures. Üks lukk on veel ja see on vaagnapõhi, mulapanda. Vaagnapõhi kokku ja üles, nagu tõstaks ennast natuke põrandalt ülesse, lahti. Ja seda lukku hoitakse ka kogu aeg. Terve jooga praktika kuni lõpulõdvestuseni sa hoiad lukud aktiivsed. Et ei ole ühtegi sellist nagu vedelaks laskmise kohta. Sa oled kogu aeg toetatud. Sa oled kogu aeg natuke nagu oleks valves või tõstetud. Head harjutamist.